Nii, aga tere tulemast Oskuste Akadeemia järjekordsele veebiseminarile, kuidas valmistada töötajaid ette tulevikutööks. Väga põnev teema. Päris suur küsimus. Mina olen siis kutsega oskuste süsteemi arendusjuht Kerli Posogina ja juhin tänast veebiseminari. Minuga koos on siis meie peaesineja, Swedbank Akadeemia koolitus- ja arendusekspert Piret Türk. Ja Piret siis jagab täna oma kogemuslugu just ettevõtte töötajate üldoskuste arendamisel. Aga enne siis, kui ma Piretile sõna annan, teen siis sellise põgusa sissejuhatuse ka. Nii. Kõigepealt siis Oskuste Akadeemiat me korraldame Euroopa Sotsiaalfondi projekti kutsesüsteemi reform raames, kus me siis seda oskuste süsteemi üles ehitame koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Ja ma mõtlesin hoolega, et mida teile siia sissejuhatuseks pakkuda, et meil on just välja tulnud ja kui keegi pole veel sattunud lugema, siis kindlasti minge ka peale tänast seminari sirvima üks väga põnev ja uus raport Kutsekojas, see on Töö ja oskused 2035. Ja siin on siis joonisel teile sihuke hea näide sellest mõtteviisi muutusest organisatsiooni ümberkujundamisel. Et näiteks liikumine sellisest privaatsuselt läbipaistvuse suunas ja planeerimisest rohkem katsetamise suunas, et need kaalukausid hakkavad organisatsioonides muutuma ja on tegelikult juba mõnda aega muutunud. Niimoodi võib-olla mõnikord isegi märkamatult. Aga just, et näiteks kontrollimisest võimestamise suunas või et hierarhiatest läheme võrgustike suunas. Muuseas, me oma oskuste registrit luues täpselt nii mõtleme, et me peame sellest hierarhiast võrgustiku suunda liikuma. Et see võib avalduda nii organisatsioonis või mingites protsessides, tööprotsessides või inimeste juhtimisel, et neid liikumisi on ja neid muutusi on näha nagu igal tasemel nii-öelda. Ja ühed suuremad sellised töömaailma mõjutajad, mida Ott Pärna on siis seal oskuste raportis välja toonud, on digitaliseerimine, tehnoloogia integreerimine, tehisaru ja robotiseerimise laialdane levik. Ja seal ta tegelikult toob ka sellise oma huvitava nägemuse sellest, et millised oskused ja kusjuures ka hoiakud võivad väga palju mõjutada siis seda, mida on siis nagu vaja selleks, et võt just sellises raamistikus, kus need nii-öelda jõujooned nendes tööviisides ja väärtustes muutuvad, et millised siis oskused ja hoiakud on tegelikult selle jaoks väga vajalikud. Ja kes ei ole veel sattunud vaatama oskuste kompassi, et oskuste kompassis me siis arendame Eesti oskuste registrit. Seal on üle 4000 oskuse kirjeldatud, mis on seotud siis erinevate tööturul oluliste ametitega. Ja sealt on siis võimalik huvi pärast ka nagu vaadata kogu seda oskuste registrit, aga võib-olla keskenduda ka mingisugustele oskusgruppidele. Et kogu see taksonoomia on seal lehel näha ja kuna täna, kui me räägime võtmeoskustest täna rohkem, et siis mulle tundus, et oleks asjakohane teile panna siia ka üks viide pärast kasutamiseks üldoskustele. Et meie siis oma oskuste registris üritame kirjeldada kõiki tööturul olulisi oskuseid, aga eriti oleme tähelepanu pööranud ka üldoskustele. Et neid saaks nagu eraldi sellest oskuste registrist vaadata. Ja eriti võiks see huvi pakkuda, et kui ma vaatasin seda registreerunute nimekirja, siis seal oli päris palju haridusinimesi just nagu haridusasutustest, et kui te planeerite õppetegevusi või teete õppekava arendusi, siis mulle tundub, et äkki see oskuste register võiks seal olla päris hea alusmaterjal teie tööle. Nii et selline üleskutse ka jälgida ja tutvuda selle materjaliga. Aga nüüd siis
Mõtlesin, et kõige parem ja mulle väga meeldib see mõtteviis, mis tuli, on toredasti ära kirjeldatud OSKA tööelu üldoskuste uuringus, mis on tegelikult meie oskuste registrile hästi suureks nagu alusmaterjaliks olnud, kui me hakkasime registrit arendama. Et seal on nagu autorid kirjutanud, et üldoskust on nagu kindel kapital, mida ei räsi ükski majanduskriis ega töömaailma muutuv trend, et heade üldoskustega inimene leiab alati tööd. Ehk siis, et see on tegelikult nagu erinevate organisatsioonide ülene nagu oluline teema, et kui sul on olemas need üldoskused, et siis liikumine seal tööturul, töövaldkondade, ametite, asutuste vahel on oluliselt lihtsam. Aga nüüd selle mõttega ma siis annangi sõna Piretile, et ma võtan oma slaidid maha. Tere kõigile. Usun, et näete mu slaide ka nüüd ilusti. Ja aitäh Oskale selle kutse ja võimaluse eest jagada Swedbanka lugu võtmekompetentside ja tulevikuoskuste teemal. Et põhimõtteliselt tulevikutööks ja tulevikuoskusteks valmistumine toimubki tegelikult ju väga mitmel rindel, et sellega tegeleb ministeerium, OSKA ja kutsekoja raportid ja seminaridel käsitletakse teemasid, kõik haridusasutused annavad oma panuse. Kuid tegelikult on ju oluline roll ka tööandjatel, kellel on siis võimalik oma töötajatele või võimalus luua selline arengut toetav keskkond. Ja ma jagangi täna nagu Swedbanka lähenemist, et kuidas meie siis oma töötajate oskuste arendamist eesmärgipäraselt teeme ja nende muutustega meie ümber ja meie sees kaasas käime. Et enne kui ma teemasse süvenen, hea meelega saaks tuttavaks. Et mina olen siis Piret Türk ja tulen siis Swedbanka Akadeemiast. Ma liitusin siis panga koolitusüksusega 3 aastat tagasi ja üks põhimõtteliselt võtmeprojekte, millega ma siis olen grupiüleselt pangas tegelenud, on võtmekompetentsid. Ja minu hariduslik taust on seotud siis andragoogikaga ja ka ärikorraldusega. Ja mul on varasemalt laiaulatuslik personalijuhtimise valdkonna kogemus. Et Swedbank on siis juhtiv pank Eestis, Rootsis, Lätis ja Leedus ja grupiüleselt siis töötab pangas 17 000 inimest ja Eestis on meid kokku 2700. Sissejuhatuseks ma siis tutvustan meie süsteemset lähenemist tööjõu planeerimisele ja arendamisele meie organisatsioonis. Et kuidagi avada seda nagu laiemat konteksti panga siis järelkasvu tagamisel. Et strateegiline tööjõu planeerimine on siis meie iga-aastane protsess, mille käigus me siis kaardistame, millised on meie tööjõu vajadused ja selleks me kasutame sellist talendijuhtimise meetodit, mille nimi on 4B mudel. Ja selle raames me siis analüüsime, et milliseid töid me saame ümber korraldada ja efektiivistada näiteks läbi automatiseerimise või tehisaru rakendamise. Et siin vasakpoolsel joonisel ongi see märgitud mõistega bot. Kui see tööjõuvajadus on nagu lühiajaline, siis me saame seda ajutiselt sisse osta, siis tähendab see seda, et me kasutame siin mõistet nagu borrow. Kui see oskuse arendamine, tööjõuvajadus on seotud uute teadmiste omandamisega, mida pangas on vaja siis kas täna kohe või tulevikus, me tegeleme arendamisega ehk selle bildosaga ja meie võtmekompetentside teema ongi otseselt seotud selle nõudluse täitmisega, et mis tööjõu planeerimisest tuleb. Ja siis täna ma jagangi seda struktuurset lähenemist, mis me oleme välja töötanud. Ja põhimõtteliselt, kui me selle analüüsi 3 esimest etappi oleme läbinud ja jõudnud teadmiseni,
et meil ei ole seda teadmist, me peame seda majja sisse ostma, ehk me siis läheme tööjõuturule neid uusi oskusi värbama. Siin ma olen toonud veel paar raamistikku, millest me lähtume. Me ei jõua minna päris süvitsi kõikides, ma jõuan neid mainida, neid põhiprintsiipe, püüan teha seda võimalikult praktiliselt. Meil on juhtimisraamistik, mis on siin keskel toodud, meil on 4 juhtimistasandit ja me oleme defineerinud ootused igale juhtimise tasandile. Võib-olla siis tänas nagu selle seminari vaates on nagu oluline mainida, et igal juhtimistasandil on ootus arendada siis kas ennast või oma meeskonna liikmeid. Lisaks on meil siis tulemus- ja arengujuhtimise süsteem, kus siis lepitakse põhimõtteliselt juhiga kokku tulemus- ja arengueesmärgid. Nii et töötaja tegelikult nii-öelda nagu professionaalsus ja kompetentsus on teemaks iga-aastasel aastavestlusel ja neid vaadatakse ja arutatakse ka nagu kvartaalsete vestluste raames. Ja põhimõtteliselt ongi nii, et need printsiibid on aluseks kõikidele nagu HR-protsessidele ja akadeemia poolt loodavatele arendustele. Ja et selline nagu süsteemne lähenemine ja selge ootus ongi, ma ütleks, et üks nagu meie edukuse nagu aluseid. Swedbank Akadeemia on siis panga koolitusüksus ja meie ülesandeks siis on luua seda õppimist soodustav kultuur ja keskkond ja võimalused. Ja siin ma toon ka võib-olla välja paar nagu sellist paar kontseptsiooni, mis meie vaatest on kõige olulisemad. Võib-olla märkasite, et panga juhtimisraamistiku esimene tasand on selline enesejuhtimine, et kõik pangatöötajad on enesejuhid ja me oleme leppinud kokku 5 ootust igale omale töötajale. Ja me räägime ikkagi sellest, kui tähtis on vastutada iseenda motivatsiooni, arengu ja karjääri eest. Ja me pakume erinevaid võimalusi, et seda arendada. Et üks näide näiteks, mis hetkel võib-olla on fookuses näiteks on igaühe individuaalne efektiivsus ja et mida selle suurendamiseks saab teha. Panga õppimismudel toob välja igapäevase töökohal õppimise tegelikult tähtsuse. Et põhimõtteliselt moodustab see 70% meie õppimisest ja olulised siis siin on olulised on uued ja keerulisemad tööülesanded, valdkonnade ja riikideülene koostöö, projektides osalemine, erinevad esitlused, juhendamine ja põhimõtteliselt teiste õpetamine ka sisekoolitajana on väga hea võimalus ennast arendada. Umbes 20% õppimisest toimub siis koostöös näiteks juhi, mentori, coachi või läbi varjutamise ja need kõik võimalused on ka ilusti olemas. Ja siis lisaks on siis 10%, mis toimub siis nii-öelda traditsiooniliste seminaride, koolituste, konverentside raames. Ja kui on inimesel soov areneda ja õppida midagi uut oskust, siis ei tähenda, et see peab toimuma traditsioonilisel viisil. Ja see tegelikult eeldabki seda enesejuhtimise oskust, et õppimine toimuks just iga päev. Et me oskaksime teha tarku valikuid, sest arenguvõimalusi on ikkagi väga palju, mille vahel me saame valida. Aga töö intensiivsus ja tegelikult selline nagu ajaline piirang on ikkagi paljude jaoks suur väljakutse. Ja kuna pangas on palju kohustuslikke koolitusi, on tegelikult ootus ikkagi töötajatele päris suur. Eestis me oleme väga edukalt rakendanud õpireedeid ja me julgustame võtma siis reedel aega enesearenguks ja et kui töö iseloom võimaldab, siis soovitame näiteks regulaarseid kohtumisi reedesele päevale mitte väga palju planeerida ja broneerida ka aeg arenguks ja õppimiseks.
ja enamus pangasiseseid seminare ja töötubasid toimubki reedel. Ja meil on ka selline infokiri, mille raames me siis anname inimestele nendest võimalustest teada. Ja loomulikult on need kõik salvestused ka nagu kättesaadavad ja paindlikult olemas. Ja, et tänase seminari keskseks teemaks siis ongi küsimus, et mis puudutab meid kõiki, et kuidas valmistada ette tulevikutööks. Oska sellel oktoobrikuus toimunud konverentsil kõlas minu arust väga tabav mõte, et tulevikku ja tulevikutööd saame me justkui udu põrnitseda, et me ei näe ju tegelikult väga selgelt, täitsa selgelt, et mida töö meie jaoks tähendab, aga me saame märgata mustreid ja trende. Ja me ei saa seda nagu nii väga ennustada, kuid meil on võimalikult teadlikult natuke juhtida ja liikuda sinna õiges suunas, kui me teame, mis on trendid. Me ammutame teadmisi ja hoiame nagu radaril seda küsimust, et mis see tuleviku töö ja need oskused võiksid olla, mis siis meie organisatsiooni kui ka töötajaid mõjutavad. Ja selline teadlik vaatlus annabki meile nagu selgema ja laiema pildi, ja aitab keskenduda nagu olulisele, ja võib-olla tegutseda kiiremini, loodetavasti ka enesekindlamad olla natuke. Et sellele toetudes me nagu Swedbankis ka oleme arutanud, et millised on need kompetentsid, mis tagavad panga jätkusuutliku arengu nagu pikemas plaanis. Ja nende arutelude tulemusena me olemegi nagu leppinud kokku võtmekompetentsid, ja mida siis mis on vajalikud siis töötajatele ja kui ka tervele organisatsioonile, et nende muutustega kaasas käia ja ise ka neid kujundada. Et siin ma olengi toonud välja, mis on meie eesmärgid nende võtmekompetentsidega. Ühelt poolt ongi, et siis suurendada panga ja töötajate pikaajalist konkurentsivõimet ja tõsta kompetentsuse taset ja arvestades seda pidevalt muutuvat äri ja töömaailma meie ümber. Et me soovime toetada süsteemselt töötajate enesearengut ja selle kontseptsiooni loomisel pidasime väga oluliseks arvestatakse selliste kaasaegsete õpikäsitlustega, et enesejuhtimine on siin kesksel kohal, et õppija autonoomsus, võimalus valida teemasid, ise juhtida oma aega ja õppimist, et tehnoloogia toetab seda, et on sellised püüame liikuda sinna suunas, et on väiksemad õpijampsud ja et õppimine toimub ka sellistes gruppides ja koostöös ja läbi võrgustiku. Ja see, et meil oli kindel soov integreerida meie võtmekompetentsid panga strateegilise tööjõu planeerimise arendamise lähenemisega, mis meil juba olemas oli, et see, millega ma nagu alustasin. Et siin on siis panga 6 võtmekompetentsi ja mille keskmes on siis enesejuhtimine. Ja mis on siis inspiratsiooniks ja teenäitajaks meie grupi kõikidele töötajatele ja siis olenemata sellest, mis ametikohal või rollis nad on. Et põhimõtteliselt on meie sihtgrupiks siis 17 000 grupitöötajat, mis siis tähendab seda, et need õppimisvõimalused, mida me pakume, on inglise keeles. Ja selle väljatöötamise juurutamisega taga on siis ka rahvusvaheline meeskond, ehk siis minu kolleegid 4 erinevast riigist. Võtmekompetentsidena me näeme siis, et see on kombinatsioon nii-öelda universaalsetest teadmistest, oskustest ja võimekusest siis rakendada neid igapäevases töös. Ja ma hea meelega näitangi teile sissejuhatavat videot ka, kus me tutvustame lähemalt neid kompetentse. Video on inglise keeles, aga olemas on ka eestikeelsed subtiitrid.
ja ma loodan väga, et video tuleb ilusti läbi ja et suuri viivitusi siin pildi või heli osas ei ole. In today's rapidly evolving world, embracing continuous learning and growth are essential to staying ahead. At Swedbank, we offer development opportunities not only to keep you relevant, but to open doors to exciting new possibilities. We count on you to be a self-leader, taking responsibility for your own development. Through research and interviews across our organisation, we've identified 6 core competencies along with self-leadership. We believe that developing yourself within these core competencies will help you in your daily work and prepare you for the future. Business-oriented. Being business-oriented involves understanding the broader context and Swedbank's business approach. Stay informed about changes and regulatory requirements in the finance and banking sector, incorporate Swedbank's sustainability values, and creatively drive innovation. Customer Value Maker. As a customer value maker, focus on creating and adding value for your customers, both internal and external. Understand their needs and work to enhance their experience. Data-driven and analytical. Being data-driven and analytical empowers you to make informed decisions based on facts and trends, identify patterns, predict outcomes, and optimize our work across all business areas. Approach topics with curiosity and critical thinking, using data for well-informed decisions. Digitally literate. Being digitally literate enables you to use modern tools and technologies to enhance productivity and teamwork. Stay updated with technological advancements and explore new technologies to improve work and collaboration. Collaborative. A collaborative approach fosters teamwork and cross-functional collaboration. Understand project management fundamentals and embrace our agile methods. Use English effectively as our business language when necessary. Adaptive. Being adaptive is essential for navigating constant changes. Embrace change and continuous development. Proactively manage change, share information openly, and continuously learn and develop. Use your self-leadership to craft your development plan related to these 6 core competencies, tailored to your current needs and future aspirations. In a world where rapid changes and evolving roles are the norm, the need to continuously grow and develop has never been more vital. When you grow, we all grow. Hästi, et nagu te nägite, siis me oleme defineerinud, leppinud kokku 6 võtmekompetentsi, aga tegelikult nende kompetentside all oleme me toonud välja ka fookusvaldkonnad, mis siis panga vaatest on täna ja ka tulevikus kõige olulisemad. Ja me oleme nende kompetentsi kohta teinud nagu sellised üldised ootused lahti kirjutanud, et need on nagu nii-öelda nagu baastaseme kirjeldused, et töötajatele selgitada meie ootusi. Et nüüd paari sõnaga sellest teekonnast, et kuidas me selleni jõudsime. Et eeltöö raames siis me vaatlesime 3 erinevat sisendit. Üheks sisendiks oli siis see panga strateegiline tööjõu planeerimise tulemused, mis siis grupiüleselt ütlevad, millised oskuseid meil oleks rohkem vaja. Lisaks siis oleme uurinud neid tulevikuoskusi ja trende laiemalt erinevate rahvusvaheliste materjalide põhjal,
aga ma olen alati hoidnud silma peal ka OSKA raportitel ja seda sisendit kasutanud ja tutvustanud oma Eesti kolleegidele. Ja lisaks tutvusime ka teiste ettevõtete praktikatega, et kuidas nad on selliseid võtmekompetentse oma organisatsioonis juurutanud. Ja viisime ka läbi 40 siis fookusintervjuud panga tipp- ja keskastme juhtidega ja ekspertidega erinevatelt tasanditelt. Et põhimõtteliselt tänu sellele põhjalikule eeltööle me saame nagu öelda, et me oleme hästi kursis kooskõlas nende laiemate trendidega ka. Et kui Maailma Majandusfoorum on toonud välja 10 oskust, mida on vaja aastal 2030, siis nagu näha, et enamus nendest on ka võtmekompetentside raames fookuses. Ja Eesti näitel hea meelega tutvustan OSKA tööelu uuringute tulemust ja toome välja siis, milliseid oskusi hindavad Eesti tööandjad kõige enam. Ja põhimõtteliselt nagu näete, et oleme kooskõlas ja sisu on sama, et võib-olla kasutame lihtsalt teist sõnavara oma organisatsiooni sees. Ja võib-olla kommentaariks ütlen, et suhtlemisoskus ei ole meie võtmekompetentside arendamise raames fookuses. Tase on pangas väga hea ja see on tegelikult üks baasoskusi, mida me tegelikult juba värbamisel kaardistame. Aga loomulikult teatud ametikohtadel arendame ka neid oskusi edasi. Et kui me laiematest trendidest pangas töötajatel räägime, siis toome välja ka Maailma Majandusfoorumi, kes siis ütleb, et 39% meie praegustest oskustest tuleb 5 aasta jooksul asendada tegelikult uute oskustega. See on ikkagi väga märkimisväärne muutus, mis puudutab meid kõiki ja see puudutab meid olenemata sellest, mis on meie tänane töö ja selle sisu. Ja olenemata sellest, kas sa jätkad oma tänasel töökohal või vahetad töökohta. Et sinu töö muutub isegi, kui sa seda tööd ei vaheta. Lisaks räägime me ka sellest, et teadmised aeguvad ja teadmistel on ka nii-öelda nagu parim enne tähtaeg. Et oskused, mis võib-olla veel hiljuti olid väärtuslikud, võivad täna olla juba vananenud. Ja seetõttu ongi selline järjepidev areng oluline kohanemise ja konkurentsivõime tagamiseks ja kiire ümberõppe ja selline järjepidevus enese täiendamisel ei tohiks olla midagi erandlikku, mida me teeme, mingi erandlik pingutus, vaid loomulik osa meie igapäevasest tööelust. See joonis on tegelikult üks mu lemmikuid viimasest OSKA töö ja oskuste 2035 raportist. Et seal tuuakse väga hästi välja, et üldoskused on vähemalt sama tähtsad kui erialased oskused. Ja need muutuvad tegelikult aina olulisemaks, sest tööelu liigub sinna suunas, et meil on mitu eriala oma tööelu raames, ehk on see mitmikkarjäär, mida seal ka nagu räägitakse. Ja need üldoskused toetavad meid igal erialal ja nad loovad meile väärtust terve karjääri jooksul. Ja tänu sellel me suudamegi paremini liikuda keerukamale tööle, omandada uut eriala võib-olla kiiremini ja kohaneda ja nende muutustega ka. Et nagu öeldakse seal ka, et üldoskused on nagu pikaajalise edu ennustajad. Et kui erialased oskused aitavad meil tööle saada, siis karjäärireedale edasiliikumisel sõltub suures osas tegelikult ka üldoskustest. Ja lisaks oli tore näha, et rõhutatakse enesejuhtimise tähtsust ka. Ja öeldakse, et enesejuhtimine on nagu meie kaitsekilp põhimõtteliselt, nagu, et me ei saa võib-olla kontrollida väliseid sündmusi, ja me saame kontrollida ainult enda suhtumist ja käitumist ja põhimõtteliselt oma kompetentsust. Kui me organisatsioonis nendest võtmekompetentsidest räägime, siis me
oleme positiivsed ja julgustavad ja toome välja, millist tuge me pakume selleks, et neid arendada ja kuidas lihtsalt alustada. Ja siin ma olengi toonud välja, et kuidas me oma töötajaid nagu juhendame nende kompetentsidega tööd tegema. Et esiteks me siis julgustame läbi viima enesehindamist, et me oleme töötanud välja enesehindamise küsimustikku, mis on siis selline nagu esimene tagasiside, et millised nendest 6 kompetentsidest on pigem sinu tugevused või kus võiksid olla arengukohad. Ja et see koosneb 21 väitest ja on 5 skaalas siis võimalik selline enesehinnang anda. Järgmine samm on siis arutada neid arenguvajadusi arengu- ja tulemusvestluse raames oma juhiga ja tegelikult ka leppida kokku, millised on 1 või 2 võtmekompetentsi, millele sa järgmise aasta jooksul keskendud. Siis on võimalus siis tutvuda meie arenguvõimalustega, mida me oleme välja töötanud. Et meil on eraldi võtmekompetentside leht olemas ja kus on väga palju väärtmaterjale nendega seoses, erinevad seminaride salvestused, juhendid, ka kuidas neid oma igapäevase töö käigus rakendada, LinkedIn Learningu materjalid. Ja tegelikult kutsume inimesi ka liituma meie virtuaalse nagu enesejuhtide kogukonnaga, et me oleme Viva Engage keskkonnas loonud sellise gruppi, kus kõik õpihimulised on kaasas ja ikkagi selleks, et toimuks selline nii-öelda jagamine ja koos õppimine ka virtuaalses keskkonnas. Et põhimõtteliselt oleme me nagu valinud nii-öelda nagu nügimise ja inspireerimise lähenemisega ja loonud siis keskkonna ja need võimalused õppimiseks ja igal töötajal on siis võimalus ja vastutus ennast arendada. Et me oleme püüdnud seda teemat ka nagu pangatöötajatele tuua lähemale ka ja luua paralleeli panga enda nagu investeerimise valdkonnaga ja me oleme toonud näiteks seose 3. samba pensionifondi investeerimisega. Et küsime inimestelt, kas oled mõelnud, et kuidas olla edukas ka pikemas plaanis, et kas sa investeerid näiteks täna, kas siis raha või aega sellesse, et olla edukas ka nagu pikemas plaanis ja tulevikus. Ja põhimõtteliselt nii pensionisamba kui ka tulevikuoskuste teemal on ju tegelikult see valik ja otsus igaühe enda teha, et kuidas ta läheneb sellele. Me tutvustasime neid võtmekompetentsi pangas eelmise aasta jaanuaris ja terve aasta jooksul siis tegime nii-öelda nagu fookuskuude raames palju esitlusi, seminari, et tutvustada neid inimestele lähemalt. Ja kommunikatsioon on olnud hästi suur osa sellest projektist. Ja võtan kokku, kuidas me esimene aasta on läinud, et me oleme saanud väga positiivse tagasiside organisatsiooni poolt. Ja siin on võib-olla mõned võtmenäitajad, mida me jälgime, et saada aru tunnetust, kuidas meil läheb. Et võib-olla kõige olulisem on see, et see näitab, et kui paljudel töötajatel on lepitud oma juhiga kokku arengu eesmärk oma võtmekompetentsi arendamiseks. Et kui eelmise aasta alguses oli see näitaja 39%, siis tegelikult aasta lõpus me jõudsime tasemele 58%. Ja see muutus siin on ju pea 20%. Ja me räägime grupiüleselt kõigi töötajate vaates seda. Me viisime läbi 9 erinevat seminari ja meil osales kokku 5300 töötajat, et keskmine seminaridel osalejate arv oli umbes 600.
Ja huvitav võib-olla oli see ka, et inimesed eelistavad ikkagi osaleda Teamsi vahendusel nendel planeeritud kindlatel kellaaegadel toimuvatel seminaridel, et võib-olla järelvaatamine polegi võib-olla veel nii populaarne, võib-olla kui oleks oodanud. Ja 10 000 unikaalset kasutajat on meie võtmekompetentside lehte külastanud, mis siis on pea 60% kõigist töötajatest. Ja see Viva Engage keskkond on, et sellega meiega on liitunud umbes 1100 töötajat. Mida me siis ise näeme, et millised põhimõtted on meie edukuse ja tulemuslikkuse taganud. Et siin on 2 vaatest, et töötaja vaatest ikkagi ütleks seda, et me oleme need võtmekompetentsid sidunud enesejuhtimisega ja see kontseptsioon oli juba töötajatel varem teada tuttav, et ei olnud uus. Et me anname töötajatele paindlikkuse valida, mida nad õpivad ja kuidas ajalise paindlikkuse sinna juurde ka. Ja kõige võib-olla olulisem siin on see, et on nagu loogiliselt integreeritud meie tulemusjuhtimise süsteemiga. Ja juhid on isegi öelnud, et tegelikult nüüd on oluliselt lihtsam töötajatega arengust rääkida, et nüüd on konkreetsust ja selline konkreetne asi, mida arutada töötajate kompetentsuse tõstmisega seoses. Ja mis ma siis kogu organisatsiooni ehk panga vaatest tooksin välja, et me oleme leppinud selged ootused oma töötajatele nende kompetentsidele ja me pakume siis ka konkreetseid võimalusi nende arendamiseks. Et me koostöös ärivaldkondadega, esindajatega loome neid tegelikult panga spetsiifilisi ja praktilisi arenguvõimalusi ja mida töötajad tegelikult vajavad. Ja võib-olla see ka, et meil on seda õppimist toetav kultuur, mille osa siis need võtmekompetentsid on, et ja ongi, et iga töötaja kohanemisvõime ja jätkusuutlikkus on meile olulised nii panga sees kui tööjõuturul tegelikult laiemalt pikas plaanis. Me soovime, et kõigil läheks hästi. Ja üldoskused ikkagi tagavad ka seda edu ja pikaajalist edukust, toetavad kindlasti. Aga ma tõin siin viimasel slaidil välja ka meie peamised väljakutsed sellel teekonnal, et esiteks siis võib-olla see, et meie võtmekompetentside integreerimine meie inimeste juhtimise praktikatesse on olnud üsna aeganõudev protsess, et võib-olla nende kompetentside kokkuleppimine, 6 kompetentsi kokkuleppimine ei olnud nii keeruline, kuid selle loogiline integreerimine olemasolevate süsteemidega ja koostöös, siis on siis toimunud siis koostöös teiste üksustega, ehk väga palju ideemüüki oleme saanud siin teha. Ja samas ka see, et ta oleks loogiline, töötaja ja juhi kasutajasõbralik ja lihtne. Teise väljakutsena on ikkagi see, et uue mõtteviisi tutvustamine ja inimeste hoiakute kujundamine. Et tegelikult pangas on inimesed harjunud, et meil on palju kohustuslikke koolitusi, mis lõpevad testiga, siis saab põhimõtteliselt kinnituse, et sa oled kompetentne ja pädev selles küsimused. Et osad juhid ongi öelnud meile, et tehke konkreetsed koolitused ja sammud, et kuidas ja siis läbina siis saate kinnitada näiteks, et sa oled digitaalselt pädev. Aga tegelikult see uus lähenemine, mida me rakendame, on ikkagi see, et see kõik meie ümber on nii kiiresti muutuvas, et me ei jõua nagu, et igaüks ise peab siin suurema rolli võtma ja enda teadmisi kaasajastama. Ja sellepärast ongi hästi suur osa on kommunikatsioonil, esitlustel, ideemüügil. Ja see on ka see lähenemine, mida me sel aastal jätkame selle projektiga. Ja viimane on siis ärivaldkondade kaasamine, koostööle pühendumine, et kui me pangasiseseid üksuseid soovime kaasata nende praktiliste õppimisvõimaluste
väljatöötamisse, siis võib-olla esimesel pilgul võib tunduda neile see nagu täiendava ülesandena. Aga nüüd me oleme suutnud ikkagi väga hästi juba näidata, kuidas me suudame ikkagi koostöös jõuda väga paljude töötajateni grupiüleselt ja arendada ja tõsta seda kompetentsuse taset. Ja et on valdkondi, kus meil on see paremini juba, sujub paremini ja valdkondi, kus tahame astuda suuri samme sel aastal edasi. No ma loodan, et olete saanud väärt mõtteid, praktilist kasu. Kui teil on küsimusi, siis vastan neile hea meelega. Jaa, päris palju küsimusi on tulnud siin vahepeal. No väga tore, aga... Võtame siit kohe otsast niimoodi. Esimene küsimus on vist rohkem nagu mulle, et Swedbankis on kõikidele töötajatele tutvustatud meetmed kättesaadavad, aga kui Swedis ei tööl ei käi, et kas siis oskused.ee lehel saab ka oma kompetentse hinnata ja eneseanalüüsi läbi viia. Et meil on tõesti hea avalikus veebis oskused.ee aadressil on võimalik teha ka sellist oskuste enesehindamist. Praegu meil veel ei ole sisse logitavat teenust, et plaanis on see sisse logitav teenus sellel poolaastal lansseerida. Nii et kui see teema teid kõnetab, siis me tegelikult just eelmisel Oskuste Akadeemial sellest rääkisime, et mis me plaanime välja arendada ja mis on tulemas. Nii et aga praegu saab teha just seda ametisoovitaja testi ja natuke eneseanalüüsi ja seda saab siis alla laadida endale. Aga tuleb ka see sisse logitav teenus ja siis saab juba palju täpsemalt ja paremini kasutada ka iga huviline. Aga siis on järgmine küsimus on Viva Engage kogukond. Et see on kas see on Swedbanki sisene keskkond? Tegelikult see keskkond tuleb koos Teamsiga, et see on üks nendest äppidest, mis tuleb koos Teamsiga ja siis on see, et kui ei ole võib-olla kohe kättesaadav, siis organisatsioonist või selles paketis, mida sa kasutad, ei ole see aktiviseeritud. Ja just keegi on siin juba vastu olnud ka, et see on Microsofti oma. Kas seda on juba jõutud kaardistada, et milliseid oskuseid on töötajad ennekõike arengukohtadeks valinud, kuhu fookus ennekõike tundub minevat? Ja, et me näemegi, et ikkagi need digioskused on need, mida inimesed kõige rohkem arendavad. Ühelt poolt on see seotud siis kõik sellega, mis on Microsoft 365-ga seotud, kuidas neid tööriistu paremini kasutada oma töös ja AI-ga ka ikkagi, kuidas targemat AI-d rakendada oma töös. Aga eelmise aasta üks populaarsem seminar, mida me tegime välise koolitajaga, oli seotud muudatustega kohanemise teemaga. Need on väga erinevad. Nii, kuhu ma nüüd... nii, järgmine küsimus. Tuuli on küsinud, kas teil on kirjeldatud ka oskustasemed ja hindate arendustegevuse mõju töösooritusele, äritulemusele? Et need võtmekompetentsid osas me oleme kirjutanud lahti ootused hästi üldisel tasemel, kuna see peaks sobima kõigile pangatöötajatele, siis me ei suuda minna ikkagi ja ei soovi ka tegelikult minna ametikoha spetsiifiliseks, et see kokkuleppe arutelu toimubki koostöös juhiga, et mida täpsemalt on vaja. Ja see küsimuse teine pool, et kas me hindame mõjukust? Kas hindate arendustegevuse mõju töösooritusele, äritulemusele? Just kui nagu kasu, mis see kasumi marginaal on? Ja võib-olla need võtmenäitajad, mida me jälgime, on see, milline on nende võtmekompetentside mõju inimeste arengule, arengu eesmärkidele ja natuke jälgime ikkagi ka seda, et milline on töötajate rahulolu arendustegevusega. Siis on küsitud, kas olete saanud töötajatelt ka sellist tagasisidet, et mõnda käitumuslikku kirjeldust on keeruline mõõta, kuna ei pruugi nii selgelt nende töös väljenduda või on kirjeldus nii üldine, et samuti keeruline hinnata. Sellele sa just kui natuke juba otsapidi vastasid, eks?
et juht on jah see partner, kes siis aitab kuidagi defineerida neid võtmekompetentse nagu oma tööst lähtuvalt. Et mul oli ka sama mõte hinges, mis nüüd järgmine on, et kas töötajatelt on tulnud ka tagasisidet, et areneda soovitakse, kuid selleks siiski ei leita aega, isegi õpireede olemasolul. ja no ja, et selles mõttes, et on see ikkagi tavaline väljakutse, et arenguvõimalusi on oluliselt rohkem ja soov võib-olla oluliselt suurem, kui me jõuame igapäevaselt või iganädalaselt aega leida enda arendamisele. Et eks kõigi jaoks on väljakutse. Jah, nüüd tundub, et suurem osa küsimusi on, viimane on pigem kommentaar. Nüüd tuli veel üks küsimus. Kas üldkompetentside arendamine mõjutab töötaja võimalusi teha organisatsioonis sees karjääri? See tähendab, kas see loob töötajale uusi valikuid mõnele järgmisele töökohale liikumiseks? No ma loodan, et me liigume sinna suunas, sest me näeme ju, et need erialased oskused on olulised, aga need ka üldoskused on olulised ja panga nagu lähenemine on see, et me võimalikult palju vabu ametikohti täidame sisemiste kandidaatide sisekonkursside kaudu. Et tegelikult me isegi oleme leppinud kokku grupiüleselt, et 60% ametikohtadest me täidame sisemiste konkursside kaudu ja tegelikult Eesti näitel võin öelda, et me täidame selle ja oluliselt rohkem isegi. Nii et sellepärast meil tasub nagu inimeste arendamisesse panustada, sest me soovime, et nad jääksid ja pühenduksid pangatööle pikemalt. Nii, aga siis ma lõpetuseks. Mulle tundub, et küsimused nüüd said meil ilusti kaetud. Et lõpetuseks tahtsin teile veel korraks ette siis panna, et kui te pärast mu slaidid võtate, et siis selle töö ja oskuste raporti lingi leiate ja tegelikult siin Piret mainis ka meie konverentsi, et Oska olla tulevikus samm ees oli meil oktoobris, see on kõik järelvaadatav, et soovitan minna, väga hea õpiampsude koht, et seal on meil nii lühi kui pikki videosid, mida vaadata, kus seda teemat päris põhjalikult avatakse ja erinevad eksperdid arutlevad. Siis veel tooksin äkki eraldi välja selle, et kui kedagi huvitab see oskuste süsteemi metoodika, et kuna me väga palju sellel täna ei peatunud, kuidas me seda oskuste registrit arendame, aga võib-olla kellelegi pakub huvi. Ja muidugi, kui tahate oskuste ja Oska teemadega kursis olla, siis tasub jälgida meid Facebookis või liituda meie uudiskirjaga, et seal me alati kõiki salvestusi jagame ja ka siis Oskuste Akadeemia salvestuste playlist on samamoodi Kutsekoja kanalis olemas ja tänane tuleb ka sinna ilusti üles, nii et ja me saadame kõigile ka siis, kes täna olid kohal, eraldi veel meili peale ka lingi. Nii et ei pea muretsema, kindlasti saate kätte. Aga lõpetuseks siis tõesti suur tänu Piretile ja suur tänu publikule, et me arvasime, et tuleb palju küsimusi ja tuligi, et tavaliselt vahest seminaril nii palju küsimusi ei tulegi, nii et väga põnev teema. Suur tänu kõigile. Ja mina ka tänan ja ilusat õhtut.